mulle see pakkumine tehti kevadel, siis ma ütlesin ei, sest et ma arvasin, et siis oli jutt veel meistrigas muidugi ka, ma kartsin, et see on natuke liiga suur amps. Ütleme, et sinna sama, ma ei tea, 48 tunni sisse, kui ma selle ameti vastu võtsin, siis tegelikult oli üks pakkumine veel. Tommi puhul võib-olla jäigi see õigesse kohta sattumata võib-olla, et see enam ei ole võimalik, et me mängime meistrigas ja mina seal ka nagu olen Epic Bet. Tere tulemast Spordivoog podcasti. Meie tänaseks külaliseks on mees, kes on esindanud päris mitmeid Eesti tippklubisid. Täna me võime leida ta Rapla korvpallikooli juhi kohalt. See mees on Sven Kaldre. Tere, Sven! Tere minu poolt. Sven, nüüd sa oled päris värskelt Rapla korvpallikooli juhi ametisse asunud. Ma küsin selle suhteliselt tavalise ajakirjaniku küsimus, et mis tunne siis hetkel on? Tunnen hetkel, kuidas siuke huvitav protsess on olnud see 2,5 kuud siiamaani, et väga palju uusi asju vajab nagu harjumist kogu see ülesehitus ja elukorraldus. Sa oled igapäevaselt ju tegelikult nagu korvpallur olnud. Nüüd sa pead olema, nagu sa ka rääkisid meil siin eelnevalt enne saadet Exceli tabelite taga olema. Kui suur ümberlülitus see sinu jaoks on? Ta on ikkagi päris korralik suunamuutus selle koha pealt, et püüan siis jõuda trenni teha, nii kontoris olla, et siukest tagumikutundi tuleb päris palju praegu sisse. Kui rääkida sinu igapäevast, siis kas sa pead nagu kõike juhtima, mida sa täpsemalt igapäevaselt tegema pead? Kas vajavad mingid kohad nagu erilist tähelepanu või saad sa midagi sellist välja ka tuua? No, praegu tegeleme iga päev selliste asjadega, millega tegelema peab, kõik suhtlemine treeneritega, meil on oma väike tiim seal, turundus, administratsioon, kõik asjad, et kõik läheb praegu nagu, kuidas ma ütlen siis, step by step. Okay. Kas on siis mingisuguseid kohti, mida sa täna juba näed selle 2,5 kuu jooksul, et nagu vajavad rohkem fookust, mingisuguseid muutuseid või veel ei ole mingisugust konkreetseid asju tähendanud? Eks mingid mõtted ikka on, aga selle 2 kuu pealt on ikkagi nagu väga keeruline mingid põhjapanevaid järeldusi teha, et mingid mõtted on, mingis suunas tahaks liikuda. Ma arvan, et siin pool aastal me saame teha juba mingid vähe suuremaid kokkuvõtteid ja mõtteid mõlgutada, mis suunas, kuidas edasi. Kuna see aasta on Rapla esiliigas, siis mis see eesmärk nüüd on? Et kas nüüd võiks uuesti teha ära korralikult selle hooaja, tõusta siis meistriliigasse või mis selle kogu selle esiliiga kompoti nagu järgmise step by step eesmärgid on? Järgmine eesmärk. Praegu on eesmärk mängida nii hästi kui võimalik, et rahvas saalis oleks. Nagu ma ütlesin, siis pool aastal tuleb siis nõukogu juhatus kokku, saame arutada, mis meie suund hakkab olema, et kindlasti see ei saa olema ainult minu otsus, vaid kogu siis organisatsiooni ühine eesmärk otsus, et näha, kuidas on meie võimalused, kuidas meil läinud on ja siis me saame need asjad kokku panna ja selle sammu peale mõtlema hakata, mis edasi. Praegu tegelikult Raplal on ju päris hästi läinud. Üks kaotus nüüd alles hiljuti tuli küll vastu võtta, aga sellest ei ole ka hullu. Kuidas sa ise võtaksid selle praegu selle hooaja alguse kokku, et kuidas sa kirjeldaksid seda koosseisu ja kuidas sa nendele mängudele tagasi vaatad? No, ma arvan, et pigem praegu neid mänge ja kõike asju vaadata on meil hästi. Meil on olnud 6 mängu, 7 mängu nüüd siis. 2 tükki on nagu vähe lihtsamalt tulnud, 4 tükki tegelikult oleme ju niimoodi lõpuga kätte saanud ühe kaotuse, et ma arvan, et kõike seda arvestades, rahvas on saalis, rahvas on välismängudel kaasas käinud. Esiliiga koha pealt, meeste koha pealt on asi, ma arvan, pigem hästi. Meil on mõned noored, kes saavad nagu kindlaid minuteid ja selle koha pealt on tore.
naised praegu ka täiseduga jätkavad, et nagu täiskasvanute poole pealt ma arvan, on kõik hästi, et ja muidugi ka Kohila Rapla ühissats teises liigas, et nemad on ka väga kõvasti ennast nagu minu arust pildile mänginud ja rahvas on samamoodi sealgi iga mäng taga. Sa oled jah, nüüd Rapla organisatsiooniga väga palju kokku puutunud, me räägime nii eelnevatest aastatest kui ka nüüd. Mis sa ise välja tooksid, mis on nagu Rapla selline nagu tugevus, mida saaks teistele nagu, kuidas siis öelda, teistele näidata, et mis on Raplas nagu päriselt kõvem. Nii palju, kui mina olen Rapla mänge vaatanud ja seda saali feelingut tundnud, siis see tõesti on nagu vägev, inimesed tulevad sellega kaasa. Mis selle organisatsiooni nagu tugevus on, mis sina saaksid öelda selle puhul? Mis ma oskan öelda? Organisatsiooni kohalt ma arvan, et mul on ikkagi natuke liiga vara veel mingi asjaga nagu vasta rinda taguda, et praegu on ikkagi, ma arvan, veel nagu siuke meistriliiga järellainetus. Me üritame hoida samal tasemel neid asju, nagu oli meistriliigas ja võib-olla tänu sellele siis on ka see nagu, kuidas meie väljapaistvus võib-olla suts parem kui teistel ja muidugi Rapla nagu kogukond rahvas, et kes on korvpallirahvas, midagi teha ei ole, et nad tulevad saali, nad elavad kaasa ja see on meie suur relv. Jah, nagu sa ütlesid, et tegelikult rahvas on ju üks peamise nii-öelda faktoreid, et kui rahvast saali ei tule, siis mis mõnes mõttes, et üks suurim nagu tegur kaob ju ära, sest ma näen, et Rapla tõesti on nagu üks, ma arvan, Eesti ühes vägevaima nii-öelda fänni kogukonnaga nagu olnud siiani. Oled sa minuga nõus? Ja kindlasti, et juba enda nii-öelda profi mängimise ajast ma mäletan, kuidas ju käidi igal pool kaasas ja nad on üldse väga aktiivsed, kaasa mõtlema, ideid välja kandma, aitama, et nendele küll isegi selle 2 kuu jooksul, mis ma siis nagu olen seal juhina olnud, väga suur au ja kiitus, et igas asjas nad nagu suudavad abiks olla ja on väga suure nagu nõu ja jõuga alati kohal. Tegelikult teeb väga isuäratavaks sellel hooajal ka see, et tegelikult väga ägedaid mängijaid on, et sinu vend Tom Kaldren satsis, Heina Kroon, ta on selline päris ägeda isiksusega mängumees, ma ütleks. Kuidas need mängumehed kõik kokku saadi, et kas siin on korralikult sinu käsi mängus või see on kellegi muu mingisugused sammud? No Tomi ja Heinaka puhul ja Joonase puhul, need on konkreetsed nimed võib-olla, keda ma siis aitasin viimasel hetkel nii-öelda meeskonna tuua, ülejäänud tegelikult suvel suures pildis oli kokku pandud, et need viimased täiendused, jah, need siis kuidagi läbi minu võib-olla rohkem jõudsid meeskonna juurde. Kuidas nad ära meelitati? Seda peab nende käest küsima. Okay. Mina käisin need vekslid välja, mis võimalused meil oli ja ilmselgelt selliseid mehi meil vaja oli. Et ma arvan, et siuke päris huvitav ja kirev punt igas aspektis. Et arvatavasti, et kui venda kutsub, siis ei öelda. No eks ma selle peale mängisin ka, jah. Okay. Lähme sinu nii-öelda mängija karjääri peale, et tegelikult alustame kuskilt üleüldse algusest ja siis saame vaikselt nagu edasi liikuda, et tõesti sul on ka olnud päris pikk nii-öelda ja kirev karjäär, aga alustades alguses, siis kuidas sa üldse nagu Kossuni jõudsid, et sa oled eelneval kuskilt ka rääkinud, et kuidagi sõbra abil, aga räägi see jutt uuesti, et kuidas sa selle Kossu juurde jõudsid, kuidas sa sellele reale nii-öelda said? No meil oli seal Avinõmme keskkoolis, kõik hakkas niimoodi tegelikult, mul ema oli koolis õpetaja ja seal oli ka tema sõbranna, kes oli kehalise kasvatuse õpetaja, kuidagi või sinna spordisaali vahele kogu aeg jõlkuma jäin ja tuli värske korvpallitreener Toomas Anuk sinna, kes hakkas trenne andma. Enne teda oli ka paar treenerit, kelle trennis ma juba ka natuke enda nägu näitasin, aga ma arvan, et Tomiga ma võin lugeda selle asja nagu stardipositsioonil nii-öelda. Et sinna ma sattusin ja tema trennis ma hakkasin käima ja hakkas meeldima ja sealt see asi edasi hargnes. Siis sealt üks läks edasi ju tegelikult Kuremaa tiimi peale. Kuidas sa seda aega kirjeldaksid, sest
nii palju, kui ma olen siin näiteks teiste meestega rääkinud, no näiteks meil oli siin ühes episoodis oli Rain Veidemann, siis tema ütles, et see oli selline noh, see oli selline nii-öelda punt, kes oli nagu justkui juba nii-öelda lagunemas, sest seal olid mingisugused erinevad probleemid, võeti noored peale, tehti ikkagi mingisugune hooaeg. Kuidas sina nagu kirjeldaksid kogu seda hooaega? Meil oli pigem see, et see, kui me sattusime sinna, siis see Torma nii-öelda spordiklubi või korvpalliklubi siis nagu just hakkas kasvama seal 87-86 sünniaasta kuttidega ja meie olime selle loomulik jätk, siis see organisatsioon nagu liikus Kuremaa peale, kus siis sai siis nii-öelda see spordikeskus, kus toimusid kõik laagrid, kõik vanused käisid koos nädalavahetusel, olid treeningud ja kõik muud võistlused, asjad, et pigem see oli niisugune loomulik jätk sellele nii-öelda Avinurmest üles ja sealt nii edasi. Kas võib öelda, et see andis sulle nüüd sellised esimesed vitsad, mis nagu sind arengu mõttes ka edasi aitasid? Jaa, et seal ikkagi vanemate kuttide vahel ikka sai igast asju, vitsasi ja muid asju, et oli väga põnev aeg ja kuna nagu ise ei ole võib-olla kõige vaiksem tüüp ka, siis tihtipeale oma suurele suule said karistada ka seal nagu. Saad tuua mingi konkreetse näite, oli kellega mingisugused konkreetsed vestlusi, mingisuguseid tülisid, midagi muud põnevat? Mingi konkreetseid asju mul ei olegi, et pigem niisugune üldine foon, et ikka seal toimus nii mõndagi ja võib-olla see, et ma ise nagu sain nii-öelda tunda seda, siis oli näiteks minu vanustel või veits noortematel võib-olla minuga veidike natuke keerulisem, sest tundus, et meil oli ka niisugune hea punt tegelikult juba sealt Avinurmest saadik, et niisugune 3-4 liikmeline nii-öelda gäng, kes siis nagu neid asju seal sättis. Okei. Kuna sa oled nüüd nende aastate peale väga paljude erinevate nii-öelda Eesti kui ka välismaa korvpalluritega nagu kokku puutunud, siin Rait Rivolane, üliäge lahe tagamängija, mulle meeldib Rain Veidemann, kes oli sinuga ka nii-öelda seal Kuremaa satsis, on ju. Keda sa ise nagu tooksid välja, no Janar Soo, temast rääkisime nii-öelda eelnevalt enne nii-öelda, kui me siin kokku saime, siis keda sa ise nagu täna nagu välja tooksid, kes on siin nagu sellel nagu karjääril nagu aitanud, võib-olla sealt talt midagi õppinud, mingisugused meeldejäävad hetked, keda sa neist nimedest üleüldse, kes sinu nii-öelda sinuga ühes tiimis on olnud, keda kõige rohkem nagu välja tooksid? No ma arvan, et ikkagi kui kõige kuulsamates nimedes, siis ikkagi nagu on Martin Müürsepp, Valmo Kriisa, kellega siis Rakvere Tarvase aegu ühes meeskonnas mängisime. Edasises karjääris on kõik need Rapla, nagu sa nimetasid, kõiki need Rapla mehi ja kindlasti seal Rapla esimestel aastatel Pärn, Erm, Ringmets, et nendega ma kõige rohkem läbi käisin ja nendega nagu suheldud ja nende nõuandeid nagu kuuldud sai. Et pluss siis kõik need Janarid, Veedekad, Kajud, Raidud, et oli niisugune huvitav ja hea punt kõikide nende aastate jooksul. Mulle meeldib, et tegelikult sa oled mängulises mõttes selline nagu catch and shoot mees, ehk siis sa oled justkui nagu ennast töötanud selle nimel, et davai, et ma palli saan ja siis ma panen. Kas seda elementi sa juba algusest peale justkui lihvisid või see tuli sinuni nagu mingisugusel perioodil? Ma arvan, et see tuli mingisugusel perioodil, kus pidi mingisugused valikud tegema, et pidid aru saama, mida sa oskad vähe paremini, mida vähe halvemini, et pigem osata, ma arvan, ühte asja väga-väga, ma ei tea, hästi on võib-olla halb öelda, aga siis nagu osata seda ja selle peale mängida, et mitte proovida kõiki asju teha niisuguse 25%-ga. Kas oli mõni treener, kes just rõhutas seda, et kurat, et viska? No me teame, et teada-tuntud Andres Sõber on selline mees, et kurat, kui mingil hetkel vaba oled, viska, on ju. Et kas keegi treener andis justkui sulle need juhtnöörid, et kuule, hakka viskama või siis sa pidid ise kuidagi selle nii-öelda ideeni jõudma? Ei, ma arvan, et see oli selge suhteliselt algusest peale, et Toomas Annuk väga nagu ei öelnud, et ära peale pane, et seal oli selge, et mida keegi oskab ja seda tuli teha ja see nagu
mingit otsest käsku ei olnud, vaid see oligi siuke nii-öelda harmooniline üleskasvamine siis sellega koos. Kas noorena sinu vanemad toetasid sinu otsust, et jaa, sinust saab korvpallur, liigud edasi või siis nad tahtsid, et sinust saaks keegi teine? Pigem ikka toetasid, et siin mingit teist võimalust väga ei olnud, et mingisugune jalgpall, käsipall ja muu asi vist? Ei, siin ei olnud ühtegi teist võimalust, et ausalt ma ei mäleta, et mul tuli isegi pähe tulnud midagi muud teha. Okei. Kui me enne rääkisime nendest nii-öelda inimestest, kes jah, sind on ümbritsenud ja sulle midagi andnud, on ju, siis tegelikult selline huvitav küsimus, mis mind on ka alati nagu paelunud, kui ma olen teid näinud koos mängimas sinu oma venna Tommiga, mida sa temalt õppinud oled? Kas on mingisugused asjad, mida sa nagu oled kõrvalt vaatanud ja mõtlenud, et kurat, et vägev värk? Ei, teda on alati nagu hea vaadata ja sellepärast ta siia nagu Rapla meeskonda nagu sai kutsutud ka, et ta on nii, me oleme nii erinevad mängijatüpaasid, et meil on nagu mõlemal oma nii-öelda amploa ja see ongi nagu huvitav, et kuidas nagu nii erinev saab olla, et tema on omamoodi ja mina omamoodi ja mulle meeldib, kuidas ta mängib ja kuidas ta kõiki neid asju väljakul toimetab, et mul on väga kahju, et tema nii-öelda see meistriga karjääris nii üürikeseks jäi või kuidagi konarlikuks, et ma olen seda ka mitu korda välja öelnud, et esiliiga kindlasti minu arust ei ole see koht või ei ole see lagi, kus ta oleks või peaks nagu toppama jääma. Aga elu teeb ise omad korrektuurid ja midagi teha ei ole. Aga mis sa arvad, millest nagu puudu jäi? Et kindlasti ma loodan, et sa oled seda analüüsinud, võib-olla te olete omavahel isegi rääkinud sellest, et mis nagu puudu on sellest võib-olla jäänud? Kas lihtsalt õnn, no alatihti on spordis ka õnn lihtsalt, et valitakse üks ja asendatakse teine, aga mis sina näed, mis on võib-olla mingisugused asjad, millest siis on jäänud puudu? Ma arvan, et Tommi puhul võib-olla jäigi see õigesse kohta sattumata võib-olla, et kuidagi jah, ma arvan, et jäigi see nii-öelda see õnnefaktori taha, et tihtipeale ikkagi karjääris mängijad jõuavad mingisse kohta, kus neil on väga hea ja sealt on nagu käib mingi pauk ja juhtub midagi ilusat. Tommi puhul see nagu see õiget hetke kahjuks ei juhtunud nagu selles eas või selles kohas, kus see oleks võinud toimuda. Natuke me rääkisime jah, sinu juba järgmistest klubidest ka, sa oled ka mänginud välismaal, me rääkisime Rakverest, natuke Raplast. Sul on olnud palju treenereid. Kellelt sa ise kõige rohkem enda arvates midagi õppinud oled ja milline hooaeg sulle nüüd kõige rohkem näiteks täna nagu meenub, et sul on olnud vägevaid hooaegu, no ka mina vaatasin, kui sa mängisid koos Pärna ja sellistega ühes satsis ja need olid nagu ägedad mängud. Milline sinul kõige rohkem eredamalt meeles on? Võib-olla mõni treener ka, kes on nagu eredamalt meeles? No võib-olla, kuidas ma ütlen, see ei ole kindlasti kõige eredam hooaeg, aga kõige rohkem ikkagi meeldis mulle see Hispaania aasta, et mis siis, et see oli ülikonarlik, mul ei läinud seal võib-olla kõige paremini, aga meelde jäi sellegi poolest, et kuidas seal asja suhtuti, kuidas seal käituti, kõik see oli nagu nii tore ja professionaalne, et eks ta mingil hetkel muidugi seal oli ka raske, kui sa mitu mängu ei mängi ja püüad ja anda nendest kõik, aga nagu tagasi vaadates nagu üliõpetlik ja siuke kogemusi andev aasta, et ma ei ütlegi, et ma arvan, et minu jaoks oligi kõige kuidas meeldejääv hooaeg see, kus ma kõige rohkem punkte olen pannud, vaid just see, mis ma olen nagu sealt, mis ma sellest Hispaaniast just nagu sain, et see muutiski selle meeldejäävaks. Mis sa ise ütleksid, mis sa siis kõige rohkem nagu sealt õppisid, mis täna sinuga kaasas käib, mida sa võib-olla konkreetselt oledki nagu täna kasutusele võtnud näiteks või endaga kaasas kannad? No enda kaasas võib-olla sealt seda, et ikkagi nagu alla anda ei saa mitte kuidagi, et tuleb ikkagi nagu püüda nii vähe kui võimalik ja seda märgatakse ja see tuleb elus kunagi sulle nagu kasuks ka ja ringiga tagasi, et tasub nagu rühkida ja proovida, et ei tasu nagu alla anda ja sealt organisatsiooni poole pealt ka, et väga-väga
olid väga toredad inimesed, kes isegi nagu keerulistel momentidel nagu suutsid ikkagi kuidagi selle motivatsiooni kõvera üles pöörata, kuigi noh, tagantjärele vaadates sa nägid, et tegelikult seal nagu varianti ei olnud, onju. Aga millegipärast ikka näiteks mängujärgsel päeval jõudsime, ma ei tea, jõudsime öösel kuskilt mängud tagasi hommiku 8-st. Öeldi, et kuule, et tule teeme eraldi tund 15 ja räägiti, möllati sinuga, sa tundsid, et sa oled ikkagi selles asjas sees ja jälle nii-öelda läks nägu naerule ja mott üles, et nii-öelda edasi rühkida. Eelnevalt ma küsisin seda, et tegelikult tahaks sinu arvamust ka teada, et tõesti, sul on olnud ka väga palju erinevaid treenereid, alates Andres Sõbrast kuni lõpetades jumal teab kelleni. Keda sa täna nii-öelda oma listi nagu esi3 sisse paneksid või kes on need, kes on sulle tõesti nagu midagi sinusse julgust rohkem süstinud, võib-olla midagi rohkemat sulle andnud, sest tõesti hooaegade jooksul käib tõesti väga palju erinevaid treenereid läbi, aga keda sa täna kõige rohkem nagu hindad neist? Ma sellist listi, sellist asja ma ei teekski, et kõik on ikkagi mingisuguse jälje minusse jätnud ja midagi mulle õpetanud, et kõik on, nagu kuidas öelda, minusse, ma arvan, mingisuguse emotsiooni ja tunded jätnud, et las need olla koos minuga ja siis ma tean, kuidas neid võib-olla oma peas järjestada, aga niimoodi ma arvan, et noh, niimoodi ülevalt all järjestada, pigem on keeruline. Okei, jätame veel saladuseks, et kunagi saab selle välja öelda. Sa täna ka esiliigas oled aktiivselt platsil. Mis vormis sa ise oled, kuidas sa ise ennast hindad, kuidas su tervis on, kas saab täiega 100% panna või pigem see juhitöö võtab oma ära või kuidas sa oma mängulist nii-öelda rolli hetkel nii-öelda hindad? Eks see nii-öelda igapäevane töö ikkagi võtab natuke seda treenimise mahtu või aega veidike vähemaks. Ise ma arvan, et läheb nädal aina paremaks enda nii-öelda füüsiline konditsioon, et keha võib-olla harjub ka paremini sellega, et teed natuke vähem. Pingutusaeg pingutad siis võib-olla sutsu rohkem. Et eks see kõik võtab harjumist ja aega nagu nii-öelda siis kõikide, nagu kuidas ma ütlen, siis emotsioonide ja mõtete talitsemine mängude aeg, kuidas enne ma võib-olla sain käituda, nüüd võib-olla nii väga ei saa, et kõik see protsess, see üleminek on, ma arvan, minu puhul natuke rohkem aega nõudev, et kuna mul need emotsioonid käivad nagu väga palju nende mängude asjadega kaasas, siis nüüd tihtipeale mänguaeg vaatad ka, et kas palju rahvassaalis on, kuidas need leedid, kas töötavad ilusti, kas tantsurükud said ilusti korda, et noh, ikka mingisugused mõtted käivad peast läbi, et see võtab veel harjumist. Ehk siis mängulisuse poolest on ka ikka päris palju juurde panna, kuidas sina? Ma loodan küll, jah. Okei, kuna selle aasta esiliiga on nagu päris nii-öelda tummine, esimesed siuksed, ma hindaks 4-5 satsi on nagu päris nagu head, siis mis sa arvad, kas seda saali rahvast tuleb juurde, kas need mängud lähevad veel põnevamaks või praegu on juba piisavalt põnev? Ma arvan, et praegu on juba päris põnev ja me peame püüdma seda põnevust hoida, et nagu sa ütlesid ka, siis ongi need 5, 6, 7 satsi on päris ühtlased, et ei olegi kellegi vastu siin minnes nagu lihtne, et väga-väga ühtlane ja ma julgeks kasutada sõna tugev esiliiga on see aasta. Kuidas sa hindaksid seda võrreldes nagu meistriliigaga? Sa oled ju, sa eelnevatel hooagadel mängisid ka ju tegelikult Keilas, siis kuidas sa hindaksid, kas on mõni tiim, Rapla on väga hea näide, kes võiks tegelikult seal ka meistriliiga nende satsidega nagu võistelda? Ma arvan, et esiliiga tipp on suhteliselt lähedal meistriga siis nagu alumisele otsale, aga siiski on vahe sees, et alati ma arvan, et jääb see vahe sisse, et kuigi oleks väga põnev jälgida näiteks Paide ja nii-öelda Keilate vastasseisu või ma ei tea. Rapla ja Keila, miks mitte? Ma arvan, et meil praegu ikkagi nagu jääb mingites positsioonides nagu jõust puudu, et meie komplekteeritus, ma arvan, et ei ole nii tummine,
okei, me oleme küll siin nii-öelda hooaja alguses õnnestunud, aga nagu ma ütlesin ka, siis need mängud ikkagi suuresti läbi lõppude ja natuke läbi õnne ka meie poole on tulnud, kuigi öeldakse, et õnn jääbki tugevamate poole, nii. Et ma arvan, et see seis on esiliiga meistriga puhul ongi see, et ülemine ots esiliigas ja alumine ots nii-öelda meistrigas, et see võib olla siuke huvitav koht, et heal päeval ma arvan, et esiliiga satsid suudaksid ka siin natuke kehvema päeva meistriga lõpusatsile võib-olla ära siis selja prügiseks teha. Sa ütlesid, et teil on nagu mingites rollides on nagu väikesed nagu miinused sees, millised rollid need on, kas me räägime täna korvi alt olevatest meestest, kuskilt mujalt, millisest kohast, millest me täpselt räägime? No ma ei saa seda välja öelda, muidu siin kõik hakkavad neid kohti ründama. Eks selge on see, et meil ongi mingites positsioonides võib-olla vähe nooremad vennad ja see on meie teadlik valik, et nagu me ei kiirusta mingeid asju muutma, et pigem me tahakski pakkuda, et nagu meil ongi Rapla korvpallikool, et me pakuks ikkagi väljundid noortematele ka, et mis meie üks eesmärk on kindlasti seda Rapla korvpalliakadeemiat, seda gümnaasiumi osa rohkem käima lüüa, et juba on mõned kutid juba sellel sügisel tulnud meile juurde, et tegiks nii-öelda neil väljund siis praegu siis läbi esiliiga, tulevikus oleneb, mis otsused tulevad läbi nende nii-öelda liigade siis nii-öelda püünele tõusta. Aga mis see nagu pikas plaanis, mis see eesmärk on, et kui me räägime üldse Raplast endast, spordialased on ju erinevad, me võime rääkida mingitest kergejõustikutest, muudest asjadest, kas Raplas täna nii-öelda see kossu osapool on üks suurimaid, kuidas sina tähele oled seda pannud ja mis see edasine eesmärk on, et kas on siis eesmärk tõesti gümnaasiumis ilmselgelt see on eesmärk, et võimalikult palju lapsi saada trenni, sealt võib-olla vormitakse välja väga head mängumehed, see on meile alati pluss, aga kas see on ka nagu eesmärgiks või kuidas sa täna endale oled seda nii-öelda ütlenud? Kindlasti see on eesmärk üks eesmärgi punkt, et me suudaksime toota Eesti korvpallile siis nii-öelda järelkasvu, kvaliteetset järelkasvu ja neile võimalust pakkuda sellel tasemel, mis me siis nii-öelda suudame pakkuda, et see on kindlasti osa, mis on Raplal Eesti korvpallis, et me üritame kasvatada siis võimalikult kvaliteetset järelkasvu Eesti korvpallile. Seda ma unustasin küsida, et tegelikult kui sa nüüd selle juhi koha said, kui sa kuulsid, et see koht on nagu vaba ja on nagu muutumas, siis kuidas sa reageerisid selle peale? Kas see oli sinu jaoks šokk, et üks nii-öelda tsükkel hakkab läbi lõppema, uus hakkab pihta, kas sinu jaoks oli see üllatus, et Karp tahab lõpetada? Eks neid kuulujuttu ikka oli nii-öelda siis meie Rapla linna peal kuulda, kui see nagu esimest korda nagu kevadel jutuks tuli, kui mulle see pakkumine tehti kevadel, siis ma ütlesin ei, sest et ma arvasin, et siis oli jutt veel meistrigas muidugi ka, ma kartsin, et see on natuke liiga suur amps mulle, et otse nagu põhimõtteliselt võtan särgi seljast ja hakkan nagu klubi juhtima. Tegelikult veel oli suve jooksul veel korduvalt meil läbi rääkimist nii-öelda voore, kus ma ütlesin ei, kui lõpuks tuli see, et esiliiga, see võib-olla natuke muutis ka minu nagu arvamust või sükest nagu, kuidas ma ütlen siis, tekkis rohkem julgus selle asjale nagu otsa vaadata ja sügisel siis ma siis ütlesingi jah. Miks sa siis lõpuks ikkagi otsustasid jah öelda, kui sa tegelikult eelnevalt olid kordi ja ütlenud ei, et nüüd tuli siis ikkagi jah? Millele sa mõtlesid tol hetkel, kui sa mõtlesid, et nüüd ma ütlen jah? Eks siis oli juba aega nii-öelda, sest maikuus nii-öelda oli aega olnud nagu menetleda oma peas ka, mis edasi, kuidas edasi, et sai enda jaoks nagu mingid mõtted paika ja see tänu sellele tuligi see jah võib-olla vähe kergemini, et mul oli aega mõelda ja ma ütlesin ka seda juba mais, et ma kindlasti ei jõua seda suvel öelda, et olid ka omad tegemised, mis seda nagu pärssisid ja see aeg oli minu jaoks nagu vajalik, et see asi nagu korralikult läbi mõelda. Kui ma vaatasin mängumeeste podcasti,
kus siis oli sinu osa, siis tegelikult Karp ütles ühe sellise lause, et ta loodab, et sa oled tulevikus umbes sellises rollis. Sest läks siis võib-olla heal juhul paar aastat mööda ja see päriselt juhtuski. Et minu jaoks oli nagu ülihuvitav vaadata, et ta justkui nagu lootis ja see nagu päriselt juhtus, et need kingad olid küll väga suured, aga see on nagu äge, kuidas tegelikult loodus vahepeal keerab ühte ja viskab teist. Ja see oli jah, see oligi see Arnel Teeditsi hooaeg vist pärast, mida ma enda jaoks võib-olla veidike ootamatult nagu vabaks ka sain selle klubi juurest, et tegelikult nagu ei olnud üldse head tunded sellel hetkel seoses selle klubiga, mille juhiks ma nüüd nagu olen, et päris keeruline protsess oli vahepeal see paar aastat nagu olla ise Raplas, meeskond on Raplas, kõik on Raplas, ma olen olnud 10 aastat seal, 11 aastat seal mänginud ja siis hakata sõitma kuskile Tartusse, Keilasse ja noh, nagu ma ütlesin ka, et minu jaoks nagu ikkagi ootamatul hetkel juhtus see, et ei olnud valmis, et ma pean hakkama mingeid elukorralduse muutusi tegema. Kas Rapla võib öelda, et siis täna on juba täitsa sinu kodu? Ja kindlasti jah, et ma elan seal, mu laps käib seal lasteaias, kõik, et kindlasti nad on mu teine kodu, jah. Kas, kuna sa oled väga paljudes erinevates linnades elanud, väga paljude erinevate tiimiga kokku puutunud, siis mis sulle endale kõige nii-öelda südamelähedasem on? Jaa, sa oled Avinurmest pärit, väike lahe koht, ma olen sealt läbi sõitnud. Mis sinu kõige südamelähedasem on? Et kui sa ütlesid, et Rapla on nagu teine, mis see number 1 on? Ja number 1 jääb ikkagi Avinurme, et kahjuks väga vähe, ütleme viimase, ma ei tea, aasta 10-15 aasta jooksul sinna sattunud küll mõned korrad aastas, aga ma üritan seda nüüd parandada ja rohkem sinna jõuda ja nii-öelda oma tütrele ka näidata seda kohta, kus mina üles olen kasvanud, et see jääb ikkagi number 1, midagi teha ei ole. Äkki sinna peaks ka mõtlema mingisugust korvpallikooli värki rajama, mingisugust muud? Ma katsun ju kõigepealt selle ühe asjaga siin praegu hakkama saada, et parem teha siis praegu seda ühte nii-öelda korvpallikooli korralikult, et kindlasti ma tahan oma panuse tulevikus anda sinna kogukonda, aga siis, kui selleks on rohkem aega ja selged mõtted. Mis küsida niimoodi, et mitte, et su karjäär oleks läbi, vaid küsida, et mis edasi, kas sul on plaanis veel meistriliigasse tõusta või siis sa võtad päev korraga või millised sihid sa endale seadnud oled, et kas on reaalselt võimalik ka meistriliigas samal ajal põrgatada ja olla korvpallikooli juht või kuidas sina seda näed, et mis edasi? Ma tahaks arvata, et ei. Et see võiks nüüd niimoodi vaikselt minna, et võiks vaikselt hakata taanduma, et muidugi ma teen kõike seda praegu täiega ja annan ennast 100%, aga suures pildis ma arvan, et see enam ei ole võimalik, et mängime meistriliigas ja mina seal ka nagu olen mängijana, et seda ma pole isegi selle peale mõelnud isegi. Äge ei oleks tegelikult. Ma ei tea, kui äge see oleks, aga pigem ma arvan, et pigem ei. Ehk siis, kas võib öelda, et sa siis nii-öelda vaikselt hakkad oma nii-öelda profikarjääri lõpetama või siis ikka, kui järgmine aasta äkki tuleb üks mingi hea pakkumine meistriliigast, et siis ikkagi lähed? Ma ei tahaks mõelda, et see töö, mis ma praegu teen, see jääb 1 hooajaks. Et see töö, mis ma praegu teen, ma arvan, et see juba nagu selles nii-öelda ametis on kirjas, et sa ei saa teha seda sügisest kevadesse, et see on nagu pikema aja vältega koht ja nagu selle 9-8 kuu jooksul ma arvan, et ma saan alles esimesed nii-öelda mõtted või siukse harjumusele sisse, et kindlasti ma ei jookse kuskile, ma ei tea, ma ütlen, see on, ma ei kujuta ette. Ma vist ei taha ka enam nagu väga niimoodi teha, et mulle praegu meeldib see ka, et mul on isegi nädalavahetused tekkinud, et on mingisugune vaba aeg ka, et ei pea laupäeva õhtul kuskil Leepasse sõitma ja öösel tagasi ja siis mõtlema, et kuidas igalt poolt valutab
niikuinii valutab, et pigem siis, pigem niipidi. Okei. Enne kui sa sellesse ametisse asusid, kas veel mingit pakkumisi tuli? Kas on see saladus? Kas keegi veel pakkus sulle? Sõber veel helistas, ütles, et tule Keilasse või pigem oli neid vähe? Ütleme, et sinna sama, ma ei tea, ütleme 48 tunni sisse, kui ma selle ameti vastu võtsin, siis tegelikult oli üks pakkumine veel laua peal. Aga siis ma olin juba nagu jah-sõna Raplale öelnud. Saad sa öelda, kes selle pakkumise tegi? Ja Keila Tarmo Hein helistas mulle ja ütles, et siuke variant on veel õhus, aga eks ma olin juba natuke võib-olla ennem enda peas otsus ära teinud, et ma võib-olla ei tahagi niimoodi sellisel kujul nii-öelda edasi pallida. Ennist sa rääkisid jah, et tuleb ülipalju mõelda sellele, et mul midagi valutab ja see on tahes-tahtmata selle spordi osa. Kuidas sa täna ennast nagu üldse motiveerid veel nagu mängima? Et mina ei ole väga vana, ma olen 27-28 aastane. Isegi minul on täna natuke raske mängida, sest mul on ka tõesti valus ja nii edasi. Et kuidas sina ennast motiveerid? Mis sind nagu inspireerib veel sinna mängu minema? Et kas on nagu mingisugune kindel veel mingi mõte, et kurat, et tahan seal niimoodi panna või mis sind nagu viib? Pigem on see võib-olla selline harjumus või ma ei tea, ma ei vaja ekstra motivatsiooni. Kuigi tihtipeale ma näen küll, kuidas meie treener Gustav Põldo ja nii-öelda mängiv treener siis tuleb sealt jõusa eest välja ja seal hüppab peaga rõngasse, siis mul mõtlen, kurat, et see ei ole võimalik ja siis ikka vaikselt endal kihelus lööb sisse, et kurat, ma lähen proovin ka ikkagi. Aga pigem on see harjumus ja see trenni tegemine, see ei ole nagu, see ei vaja minu jaoks mingit ekstra pingutust, et seda mulle väga meeldib teha ja kui sa läbi selle tunned ennast väljakul vähe paremini, siis ma arvan, et see on nagu hea kombo. Samas sellest melust, kus rahvas on saalis, tuleb vaatama, sellest on üliraske loobuda ka. Kindlasti on jah, et eks see on mingisugune edevuse näitaja ka, et sa ikkagi tahad seal väljakul olla ja võimalikult hästi esineda, et jah, sellest on kindlasti raske loobuda ja ma arvan, et kui meil käikski praegu 100-150 inimest saalis, siis see olekski väga ränk tegelikult. Praegu, kui meil käib see rahvas saalis, on see nagu võib-olla see tekitab nagu lihtsamalt enda jaoks nagu siis seda motivatsiooni ka või motivatsioon ei ole õige sõna. Ma ütleks ikkagi see trenni tegemine ja vormis hoidmine on harjumus ja siuke igapäevane asi, nagu ma ei tea, hommikul söömine, kohvi joomine, mida iganes, et see on nagu rutiin. Sa ennist mainisid, et jah, et kui sa olid selliste meestega nagu Valmo Kriisa ja Müürsepp või kõikide nendega olid seal ühes pundis, siis Valmo mängis vist seal teist liigat isegi pluss 50 oli, on ju. Kas sa oled endale nagu mingisuguse mõtteaine juba pähe panda, et kaua sina võiksid seda esiliigat näiteks mängida või üldse seda kossu, et millal see piir ette tuleb või siis sa ei ole selle peale mõelnud, et laseme minna, vaatame, millal jõuame sinna ja... No pigem küll, et nii kaua kui see mõistlik on, kindlasti see ei hakka olema selline protsess, kus ma nui neljaks mingid numbreid taga ajan, et see peab olema ütleme siis võimalikult eluterve number, kuidas keha on, kuidas kõik muud asjad, kuidas sobitub, see on nii palju aspekte, mis selle asja juurde kuulub, et kindlasti, nagu ma ütlesin, ma ei hakka nagu mingid maailmarekordid purustama. Vigastused on kindlasti jätnud sinu hooaegades oma jälje. Millest sa oled enda arvates ilma jäänud oma vigastustena? Millised on sinu kõige suuremad vigastused, mis sa ise täna nagu loetled? Et neid sul karjääri jooksul on olnud päris piisavalt, mänge on ka vahele jäetud, trenni on vahele jäetud. Ma saan aru, et see on spordi osa, tahes-tahtmata kontaktisport. Millest sa enda arvates oled selle tõttu ilma jäänud või mis on ka need nagu rängimad vigastused? No mänge ma olen ikkagi, ma olen oma karjääri jooksul väga-väga vähe jätnud, et minu arust oli see sama Arnel Deditši hooaeg, kui ma jätsin oma esimese mängu vahele ja see oli sellepärast, et mul sündis tütar. Et vigastuste pärast
jah, too aeg, kui ma mängisin Saksamaal, siis mul oleks jah pool hooaega nagu selle nahka. Aga nagu ma ei tea, ma pole pidanud nagu väga sellepärast nagu pidanud mingi pikka pausi pidama, välja arvatud selle ühe korra, et reeglina mul on ikkagi meeldinud ka siukse kuidas ma ütlen, meeldinud on võib-olla vale sõna, siukse poolvigasena ennast ikka üles putitada, et mul on meeldinud ikkagi see dress selga tõmmata ja veel see viimane ka nagu välja kerest pigistada, et see on isegi mingil hetkel nagu oli siuke suht tavaline, et kui reede või laupäeval mäng, siis esmaspäev ma olin doktori kabinetis juba võis aja kinni panna, et midagi ikka juhtus, ja siis tulid vastavad protseduurid teha ja siis sai järgmiseks mängus jälle korda. No see jah, just seda ma mõtlesingi, et tegelikult jah, Saksamaal selline periood oli, tahes tahtmata sa näed neid mänge, sa tahad sinna platsile saada ja kas ilmselgelt oleks saanud paljud asjad teisiti minna, sa oleks võinud seal platsil olla ja kõik oleks võinud olla teisiti, aga kas see nagu jätab oma jälje ka või siis pigem see on lihtsalt see osa, et kas see oleks sinu karjääriredelil midagi muutnud? Ma ei usu, pärast seda Saksamaal käiku niigi tegelikult asjad läksid nagu suhteliselt nagu minu jaoks ülesmäge, et ma sattusin tegelikult väga hea nii-öelda taastusraviarsti juures või füsio juurde Eestis ja ma arvan, ma sain isegi nagu tugevamaks kui enne, et see oli võib-olla isegi noorele mehele siuke hea väike paus sinna sisse teha ja see kõik nagu, ma ei tunne, et see oleks minule mingit tohutut jälgi jätnud, et pigem võib-olla vastupidi. Kas see, et igapäevas või mitte igapäevaselt, kas see, et nagu sellest vigastusest välja tulemine, kas see on ka sinu arvates nagu justkui nii-öelda selle nii-öelda spordi osa või kuidas sa nendel momentidel ennast motiveerid? Kui mina saan kõvasti vigastada, siis tihti ma mõtlengi, et jah, et see on kossu osa, ma pean uuesti ennast vormi saama, sest ma ju tahan liikuda, et me inimesena tahame liikuda. Kuidas sina ennast selles momendis motiveerid, et kas sa isegi üldse mõtled selle peale, kas sa vajad mingisugust lisatõugelt või siis ei ole vahet, ma lähen homme jõusaali, putitan ennast terveks ja lähme uuesti platsile? Ma ei ole tundnud, ma mingit lisatõuget vaja. Võib-olla ma nägin suht karjääri alguses Janari pealt kõike seda pealt ka, kuidas tema nagu käitus ja kuidas ta nagu suhtus nendesse vigastustesse, mis tal oli nagu ülima professionaalsusega ja kuidas ta ennast nagu iga kord nagu reele ajas, et see tundus nagu loomulik käik, et siin nagu mingid pead nagu norgu lasta nagu ei olnud varianti, et tuli edasi panna ja tuli teha asja võimalikult maksimaalse pingutusega. Mis sa ise loetled, kes on täna kõige ägedam, kõige rõvedam, kõige mängija, kelle vastu sa täna oled mänginud või kelle vastu sa väga tegelikult võib-olla tahaks kõigi vastu mängida, aga kes on mõni säravam nimi, kelle vastu sa oled mänginud või kelle vastu sa üldse ei tahaks mängida või keda sa sellest nii-öelda listist välja tooksid? Hispaanias oli meil üks, ma ei tea, kuidas see nime nüüd hääldatakse, meil oli Alfonso Alzamora oli meeskonnas üks mees, siis ta oli juba 36 aastane, ta juba hakkas ka vaikselt lõpetama, temal oli kindel roll mängida 10-15 minutit mängus ja panna nagu rõvedaid katteid, ja kui ma trennis sattusin nende kattete pealt üle jooksma, siis ma tavaliselt, see oli nii valus lihtsalt, et ma alati lootsin, ma satun temaga nagu ühte satsi, et kui seal vähegi varianti olid, siis kuidagi püüdsid sinna üleval sattuda tema nagu sinna vaatevälja, et treener ka näeks, et need las nüüd olla ühes pundis. Et tema oli küll siuke vend, kelle igapäevaselt sa pidid lihtsalt nagu toime tulema, et kuidagi sealt ümbert mööda saada. Kõige ägedam sats, kelle vastu mängisime, võib ka sellest aastast öelda, see oli Andorra see ACB sats, et ühe mängu me seal hooajal mängisime nendega ja seal oli nagu endiseid Euroliiga nimesid ja oli väga äge kogemus. Okei. Jah, tundub üks rõve, kui kattesse kõvasti kinni jääda ja haiget saada, aga kuidas tiimiväliselt sa neid üldse Hispaania ajast neid mängijaid nagu hindad, et kas nad kõik olid sõbralikud, võtsid sind hästi vastu, samamoodi tema puhul, et kuidas ta sinusse nagu suhtus või kuidas nad kogu punt sinusse suhtusid?
noh, eks ikka mingisugused grupeeringud tekivad, et meil too aasta oli ju seal üks lätlane veel ja 2 ameeriklast ja millegipärast üks Kanaaride vend ka nagu nimetas, et tema kogu aeg välismaalane, et ju siis neil mingi omavaheline nali oli seal, et ikka tekkis mingid väiksed pundid, nad olid selles mõttes ikkagi sõbralikud aga pidi ka ise pingutama, et sinna sisse sulanduda, et tihtipeale mina nagu oma karjääris nägin just siin Eestis, et kuidas me kuidagi sunniti, võib-olla see oleneb nii meeskonnas ka, kuidagi kogu aeg mulje, et nagu siis ütleme, kodused mängijad pidid nagu võimalikult mugavaks muutma nagu välismängijate olemise. Aga seal ma tundsin küll, et nagu seal ma sain nagu aru, et tegelikult on see kõik nagu mõlemapoolne, et mõlemad pooled peavad pingutama, et see asi oleks võimalikult mõnus ja normaalne, et see mind hilisemas karjääris kunagi õpetas ka, et päris nii ka ei saa, et me teeme kõik ette taha ära, et peab olema mõlemalt poolt tahe seda asja normaalselt teha. Okay. Koroona ajastul sa tegid selliseid vahepeal päris ägedaid asju ka, kuna kossuvärk ei saanud teha, siis tegid natuke puidutööd. Kuidas sa seda nüüd nagu hindad? Kas see on lihtsalt elu osa või lihtsalt kahjuks halbade asjade kokkusattumus, sest tegelikult vaatasin seda mängumeeste podcasti, sa ütlesid, et sa said aru, et tegelikult sa seda enam teha ei tahaks. Kuidas nüüd nagu jälle aastaid hiljem, kuidas sa sellesse nii-öelda momenti vaatad, et kas see oli lihtsalt halbade asjade kokkusattumus või kuidas sa seda praegu vaatad? Ma ei nimetaks seda halbade asjade kokkusattumaks, ma pigem olen väga tänulik, et mul see võimalus tuli. No hullem oleks olnud tööta olla, jah. Täpselt, et jällegi ma arvan, sööke üli huvitav aeg see, mis ta oli siis kokku 4-5 kuud, et seal ikka juhtus igast asju, et see ikka läksid nii pea ees vette, kui üldse sai, et kuskil metsa sees, mägedes tegeleda siukse asjaga, millest sul pole nagu mitte halli kellegi aimu, et tagasi mõeldes ikka naljakas, seal vahepeal tekkis küll ahastus, kui sa olid juba, ma ei tea, 8. nädalat kodust eemal ja ärkad iga hommikul 4-5 ja jõuad, ma ei tea, 12-1 tagasi nagu voodisse, et see oli päris väga huvitav ja hariv aeg, et nii enese mõttes ja nii pere mõttes, nii kõigi mõttes, et sealt oli väga palju nagu kõrva taha panna. Pluss sealt veel tagasi tulek, uuesti mängima, see protsess, kui sa ei ole ju normaalselt treeninud, see võttis ikka päris mitmed kuud, et uuesti jalad nagu mingil määral alla saada. Just minu jaoks see punkt on kõige inspireerivam, et jah, kuskil mingisugust muud tööd tehes sa tulid ja tegid nagu ülihead mängud tegelikult, et ei saa salata, et need mängud oleks nagu väga kehvad olnud, et põhimõtteliselt ei saa öelda, et 0 vormi pealt, aga tegelikult põhimõtteliselt ilma treenimata sa tulid tagasi, tegid head mängud, see on respekt. Võib-olla jälle oli karjääris siuke hetk, kus korraks oli vaja nagu mingisugune restart teha, et ma olen ise tagasi mõelnud ka, et tegelikult see oligi lõpuks oli väga okei hooaeg ja kuidagi ju siis keha võib-olla vajaski mingit sükest pausi ja mõttemaailm vajas pausi aga lõpuks see tagasitulek nagu tegelikult ikkagi ma väga tahtsin nagu tagasi tulla ja mängida, et kuigi keha nagu selleks absoluutselt nagu valmis ei olnud, nagu ma eelnevalt olin teinud, et suvel ikkagi nagu vaeva näinud, valmistanud keha ette, et ma üritasin küll seal ka mõnikord trennis käia, aga see suures pildis ikkagi mingit kasu ei toonud. Okay. Me hakkame vaikselt lõpetama, aga ma tahtsin sinu käest uurida seda, et täna oled sa Rapla korvpallikooli juhi koha peal. Kas mingisuguseid huvitavaid korvpallisiseseid alasid või nii-öelda töökohti tahaksid sa ka veel proovida? Kas tahaksid sa proovida agendi kohta? Midagi muud, mitte et mul kohe praegu sulle pakkuda oleks. Aga kas midagi selle perioodi jooksul, nüüd kas või selle 2,5 kuu jooksul, kas on midagi juba nagu on mõttesse ka tulnud, et sa ju näed nüüd seda veel rohkem süvitsi, et kas tulevikus võib siin näha ka veel kuskil mingi muu koha peal, et tegelikult
on olnud ka perioode, kus sa oled tegelikult ka noortele trenne andnud. Kas nüüd sa vaatad ka seda treeneri pilku natukene teistmoodi või oled sa selle peale juba jõudnud natukene mõelda ka või? Eks ikka, pigem nagu see on selge, ma sain selle kogemuse kätte, see treeneri töö, selle mõned kuud seal COVID-i aeg. Ma arvan, et ma ei ole seda tüpaaži inimene, pigem mulle meeldikski asju korraldada, võib-olla sättida, et tegeleda just selle poolega. Praegu mingi korvpalliagendist, mida iganes, ma ei ole jõudnud niimoodi mõelda, et ma tahaks praegu selle ametiga nagu piisavalt sinasõbraks saada, et mul oleks nagu mõnes mõttes nagu natuke mugavam olla, et praegu ikkagi ei ole see nagu nii mugav koht, et kus ma saan öelda, et ma vaatan vasakult ja paremalt, mis ma veel teha võiks. Et siin on õppimist kõvasti ja pingutamist ja muid asju, et hetkel ma ei näe küll, et ma midagi muud veel kõrvalt teeks. Elame näeme siis, eks ole. Ja viimaseks, mis edasi Rapla esiliigaga, et kas lähme edasi võidulainel, näeme mingit ägedat finaali, Rapla ja ma ei tea, Paide, Rapla keegi teine, mis eesmärk sellel või kui natukene ennustad ette, siis mida me sellel hooajal veel näha saame? Ma arvan, me saame näha väga ägedaid mänge ja palju inimesi erinevates esiliiga saalides, et kui me praegu ümberringi vaatame, siis kõigil on ikkagi nagu suhteliselt siuke hea publiku huvi, head tasavägised mängud. Ma loodan, et meie ikkagi kevadel mängime kõige kauem. See saab kindlasti nagu saab olema kõva väljakutse meie jaoks, aga ma loodan, et see nii läheb ja ma usun ka seda. Loodame muidugi, et ka Rapla korvpallikooli endal läheb hästi, naiskonnal läheb hästi. Selles mõttes ma soovin sulle tuult tiibadesse. 2,5 kuud on küll värske aeg, aga ma loodan, et läheb sama hästi edasi. Ja kindlasti loodetavasti kohtume veel ja aitäh sulle, et sa tulid ja tänaseks oleme lõpetanud. Aitäh kutsumast!